Mida tähendab siis Eesti Taimekasvatuse Instituut Jõgeva vallale? Taimekasvatuse instituut, endine sordiaretuse instituut ja nime on ju mitmel korral muudetud, oli ta sordiaretusjaam, riiklik sordiaretusjaam, on olnud Jõgeva vallas üks vabariikliku tähtsusega asutus. Ja muidugi tänapäeval peab seda ka märkima, et on üks suuremaid tööandjaid vallas, et meie kollektiiv on pidevalt üle 100 inimese, praegu on 140 inimest umbes, et on vähe asutusi vallas, ma isegi ei tea praegu, kas on veel mõni niisugune asutus, nii et see on oluline vallale ka selle poolest, et on maksumaksjaid ja on raha vallale laekumas. Aga muidugi sordiaretus on vabariigis ja asutus on ju kuulus ja see kuulus ju laieneb samuti vallale, et siin nüüd on käinud kõik vabariigi presidendid ja on traditsiooniks, et kui nad külastavad varem maakonda, nüüd siis valda, siis kindlasti on üheks külastusobjektiks ka ju sordiaretuse instituut, mis praeguse nimega on Taimekasvatuse instituut. Ma usun, et on nüüd teadusasutusena küllalt kaalukas roll Jõgeva vallas meie instituudil. Küllap olete ka tuttav kogu Jõgeva vallaga. Näiteks töötasite ju Toomal. Mida üldse Jõgeva vallast arvate ja lisaks Jõgeva alemikule, millised on veel siin teie niisugused lemmikpaigad või paigad, mida te kõige ilusamaks peate? Et Jõgeva vald on mitmel korral minu siin töötamise aja jooksul oma territooriumi muutnud. Et on olnud liitumisi ja tõepoolest ma olen töötanud siin nüüd ka Toomal, mis on valla piiril. Et see Vägeva on ju viimane, mis on meie valla niisugune asustatud punkt. Edasi on juba nüüd järgmine vald ja ka maakond. Minu jaoks on koduseks saanud see Jõgeva vald, et kui sa elad kusagil, siis saab see paikkond tuttavaks ja saavad ka inimesed tuttavaks. Toomalt ma olen kolinud siia Jõgeva alevikku ja ka siin väike maakoht, me tunneme üksteist ja siinne loodus ja jõgi ja Paisjärv ja kõik see on väga meeldiv, Laiusemägi ja nii edasi. Nüüd on vald muidugi suurem, et Torma kanti ma tunnen natukene vähem, aga Palamuse pool on mul tuttav selle poolest ainuüksi, muidugi rääkimata Lutsu teoste mõjust meile kõigile, aga minu kodutee läheb läbi Palamuse ja nüüd iga nädal ma sõidan mitu korda läbi, küll lähen, küll tulen. See on mulle südamelähedane koht. Ja Luua samuti, Luua koolis on õppinud kunagi minu isa. Ma arvasin, et on ta esimese lennu vilistlane, aga nüüd järelpärimine
tõi vastuse, tubli arhiivitöötaja on välja otsinud, et ta oli kas 4. või 5. kursuse õpilane ja vilistlane, et tol ajal korraldati staažikatele metsatöötajatele kursusi, siis ei olnud veel tehnikumilaadne õpe pärast sõda, vaid olid kursused ja minu isa on seal õppinud ja metsandusliku hariduse omandanud. Et selle tõttu on mul ka luua üks sagedasemaid külastuskohti suvel. Ja muidugi Kuremaa järv, kus te kalal käite. Kuremaa järvest ei tasu ka rääkida ja ma alati imetlen seda looduse ilu, missugune hea võimalus oleks Kuremaa sellele Voorele kord nüüd asutada linna, aga see Jõgeva linn on nagu orus siin jõe lähedal ja muidugi me teame kõik, miks see linn siia tekkis raudtee pärast, aga looduslikult oleks Kuremaa seal, kus on see tuulik ja seal selle Voore harja peal oleks suurepärane koht olnud linnale, all ilus järv, see oleks suvituslinn, ta on ka praegu suvituskohana muidugi kasutusel, aga mu mõte alati läheb sellele, et näe, missugune hea võimalus oleks olnud siia kord linna asutada. Järve ilu ka on tähtis minu jaoks, sest eks ma ikka aeg-ajalt saan seda mahti kalal käia. Kas on ka teada, milline on suurim kala, mille olete püüdnud? Et jah, suurim kala, et see on õnneasi, kalamehel on õnneasi. Öeldakse, et üks harrastuskalamees ei püüa eluaja jooksul, paljud ei püüa suuremat haugi kui 3 kilogrammi. Aga minul oli õnn nüüd Endla järvest püüda kala, mis oli raskem kui 8 kilo, nii et see on minu rekord Endla järvest. Aga Peipsi järvest on 5-kilone haug on mul olnud kõige suurem. Aga